Viimase aastaga tabati Eestis rekordarv Kremli agente, nende hulgas ka 7 Vene õigeusu vaimulikku. Need nunna ja munga rüüsse riietunud isikud tegelesid Eesti vastase tegevusega, avaldab kaitsepolitsei. Näiteks jäi viimasena välja saadetu vahele Kuperjanovi pataljoni filmimisega. Vaatame sellele teemale lähemalt otsa. Kas ja kuidas Venemaa usutegevuse varjus Eesti ühiskonda mõjutab? Muuhulgas selgub, et isegi meile antud intervjuu kooskõlastati eelnevalt otse Moskvaga. See on Vene õigeusu kiriku piiskoppide koor, esitamas 1941. aasta patriootliku Nõukogude Liidu sõjalaulu klassikat. Vene õigeusu kirikut, mis on Kapo aastaraamatu järgi Putini tööriist, juhib patriarh Kirill, kes on ühtlasi ka Eestis asuva kristliku õigeusu kiriku kõrgeim juht. Kaitsepolitsei hinnangul on tegemist tõesti julgeolekuohuga. Sisuliselt Venemaalt juhitakse Eestis asuvat Vene õigeusu kirikut ja siinset siis kogukonda. Seda isegi nimetatakse sümfooniaks, kuidas siis Vene õigeusu kirik, Moskva patriarhaat, Kreml koostöös tegutsevad ja toimetavad. Moskva kirik ei ole mitte kirik, vaid see on ikkagi Vene eriteenistuste alltöövõtja. Ja ma pean siin silmas eelkõige KGB-d ja FSB-d, mis on KGB mantlipärija. Ja vähe sellest, et nad tegelevad mõjutustegevusega, nad ka luuravad. Selle aasta veebruaris oli sunnitud Eestist lahkuma munkpreester Danil ehk Dmitri Burov, kes jäi oma kaaslase, samuti vaimuliku Vassili Djatšenkoga vahele Võru-Taara kasarmute juures filmimisega. Fakt on see, et Burov pildistas, fotografeeris, filmis Kuperjanovi pataljoni. Kui me vaatame ka tema varasemasse tausta, siis enne Eestisse teenima tulekut tegelikult oli ta siis just Venemaa relvajõududega ja jõuorganitega seotud koguduste õpetaja. Есть 2 организации, которые служат. Это армия и церковь. Сегодня мы вместе. Endise sõjaväelase Peeter Tali sõnul on Võru-Taara kasarmu näol tegemist üliolulise 1000 kaitseväelasest koosneva sõjaväelinnakuga, mille ülesandeks on kaitsta Eesti kagusuunda. Selle objekti juures tehtavate fotodega saab vaenlane sihitada ründedroone ning koguda väärtuslikku infot aedade, tõkete, väravate, inimeste ja muu kohta. Kogu see info on ülivajalik, kui meie vastane Vene Föderatsioon planeerib ründetegevusi, diversiooniakte, tal on vaja seda, ütleme, inimese kõrguselt maa pealt vaadet. Muuhulgas oli Dmitri Burov tõeline tegija suunamudijate maailmas, omades Instagramis üle 44 000 jälgija, kellele postitas hiljuti ka kirja Eestist lahkumisest, mainimata tegelikke põhjuseid. 2024. aasta oktoobrist kuni Eestist lahkumiseni teenis Dmitri Burov siin Paldiskis asuvas kirikus. Kui küsime koguduse eesseisja Igor Prekupi käest tema kaastöötaja kohta, väidab ta, et Burov lahkus Eestist omal soovil. Spioneerimise kohta ei teada mitte midagi ning ei kavatse sel teemal ka ühtegi kommentaari anda. Nii et see värav siin jääb meie jaoks suletuks. Meie intervjuu kutsele vastab aga piiskop Daniel isiklikult, kes on häiritud, et jõustruktuurid hoiavad neid vaimulikke puudutavate juhtumite puhul kuni väljasaatmiseni infosulus. Praegu nagu absoluutselt igasugune suhtlemine puudub Siseministeerium ja meie vahel. Meid juba positsioneeritakse kui sellise vaenuliku kas siis ideoloogia või lausa mingisuguse käitumise esindajaid.
piiskop Daniel ütleb, et temale põhjendas Dmitri Burov Venemaale lahkumist sooviga oma lähedastele lähemal elada. Emast oli konkreetselt juttu, et tema oli kuskil Venemaal ja tema siin. Tegelikult ta tahaks Eestis siit ära minna ja Venemaal teenima asuda. Nii et sellest tema kummalisest fotograafia huvist sõjaväe osa kasarmute juures teie ei teadnud midagi? Jah. Aga kui ta nüüd tõesti tegeles luuramisega, mis te selle kohta ütlete? Me kirikuna loomulikult ei tolereeri seda absoluutselt. Aga nüüd, kui inimene on juba Eestist lahkunud, saada veel mingit selgust, ma arvan, et see meil päris kindlasti sellist oskust ja ressurssi ei ole. Dmitri Burov on juba 7. õigeusu vaimulik, kes on saanud aasta jooksul Eestisse sissesõidu keelu. Kas mõne puhul leiate, et on põhjendatud, et nad on tegelenud Eesti vastase tegevusega? Otseselt Eesti vastast tegevust mina ei näe küll mitte kellegi tegevuses. Need kõik 7 isikut ohustasid Eesti julgeolekut. 4 nendest vaimulikest olid siis otseselt seotud Ukraina vastase agressiooni toetamisega. Osad nendest käisid kiivrite ja kuulivestidega Ukrainas okupeeritud aladel Vene sõdureid toetamas, neile abi viimas ja sealhulgas sõjalist relvastust jagamas Vene sõduritele. Teiste seas saadeti Eestist välja ka munkpreester Ilja ehk Mihhail Sorokatõi, kes osales pidevalt Kremli propagandanarratiive toetavatel üritustel. Me võime öelda, et see on üksikud inimesed, aga kui neid üksikuid inimesi on palju, kui samasugused need üksikud inimesed tegelevad erinevates riikides sarnase mudeli järgi, jah, kui neist saab 5 üksikut inimest, 7, 8, 10, siis on see pilt hoopis teine. Me lihtsalt näeme sellist mustrit. Siseministeeriumi nõunik Ringo Ringvee juhib tähelepanu, et samasugust mustrit, kus julgeoleku kaalutlustel tuleb Vene õigeusu kiriku vaimulikke riigist välja saata, näeme mujalgi Euroopas. See on Moskva kiriku selline muster terves maailmas. Nad mõjutavad, lõhuvad ühiskonda, õhutavad vägivalda ja luuravad. Järgmine samm on nagu sabotaažiaktidele kaasaitamine. Siseministeeriumi nõuniku Ringo Ringvee sõnul töötab aga Eestis vaimulikena ka inimesi, kelle puhul on põhjust kahtlustada mõjutustegevust, aga kelle väljasaatmiseks jäävad seaduse käed lühikeseks. Meil on ju Narvast preester, kes ennem seda, kui ta Eestisse tuli, sai Sankt-Peterburi ja Lennoblasti FSB-lt aukirja hea töö eest noortega. Mida ta Eestis teeb? Tegeleb täpselt samamoodi noortetööga. Ilmselt on tegemist vägagi pädeva inimesega, kes oskab ja suudab noori mõjutada. Kuhu? See on juba teine küsimus. Mis lapsi ta siis praegu siin koolitab või nendega tegeleb? Kiriku kodulehel olevate andmete kohaselt on ta muuhulgas siis Narva õigeusu gümnaasiumi vaimulik. Tegemist on erakooliga. Ega see on lihtsalt märk sellest, et see süsteem ise on kuritegelik, et jumalat seal kirikus ei ole. Ma jätan nüüd need usklikud kõrvale, et neid ikkagi Vene eriteenistused kasutavad ära ja see on väga kahetsusväärne. Kaitsepolitsei on viimase aasta jooksul kehtestanud sissesõidukeelu 7 nunnale ja mungale, kelle näol oli Kaapo andmetel tegemist Kremli agentidega. Ka Eestis tegutsev Eesti Kristlik Õigeusu Kirik allub otse Moskva patriarhaadile. Piiskop Daniel ütleb selle kohta järgmist. Meil kirikuna puudub side Vene võimu struktuuridega. Meil ei ole mingisugust huvi tegeleda siin mingisuguste kolmanda jõudude teenistuses. Samas teie ülemkirik Moskvas patriarhaat, Vene õigeusu kirik on otseselt seotud Vene täitevõimuga, on otseselt seotud Putiniga. See ei ole ikkagi otseselt, see ei ole ju kiriklikke struktuuride läbi selline seotus. Aga ta on loodud Venemaal selline seotus ja väga tugev. Neid asju me ikkagi alati tahame lahus hoida, aga Eesti kirik, mis me oleme autonoomses staatuses, siin ei ole sellist, et patriarhi üteluse peale me kohe teeme midagi sellist, et mis Eesti tingimustes ei ole vastuvõetav.
Vene õigeusu kirik oma olemuselt on väga autoritaarne, jäiga juhtimisstiiliga. Kui kõrgemal asuv vaimulik ütleb välja mingi seisukoha, siis see allpool olevatele vaimulikele täitmiseks ja sellega ei vaielda. Kui me räägime Nevski katedraalist, siis see ongi Vene patriarh Kirilli otsealluvuses. See on Vene patriarhi esindus Eestis, mis asubki otse siis Eesti parlamendi vastas. Patriarh Kirill on pannud Vene õigeusu kirikut Eestis juhtima metropoliit Eugeni, kes aga samuti julgeolekukaalutlustel 2024. aastal riigist välja saadeti. Aga hetkel teid juhib metropoliit Eugeni otse Moskvast. Noh, niivõrd, kuivõrd ta juhib otse Moskvast või kus ta ka ei asuks, eks ju. Aga ta asub Moskvas. Ta ei asub, Moskva oblastis eelkõige vist ja päris kindlasti ei ole see võimalik siiski sellises kaugjuhtimises olla niimoodi, et kõikidest nüanssidest ja viimseste nii-öelda pisiasjadeni me metropoliiti niimoodi informeerime, kas või selle tänase meie kokkusaamisega, et ma sellest metropoliidile niimoodi mainisin, et on kokkusaamine ajakirjanikuga, aga et öelda, et tema siis annaks kõik juhtnöörid, et millest tuleb rääkida, kuidas tuleb rääkida, et seda loomulikult ei toimu. Danieli enda vastus siis näitabki seda, et ta ju tegelikult ka väga väikseid asju kooskõlastab Moskvaga. Kas oleks vaja need sidemed katkestada? Et me igati toetame suhete katkestamist. Kaitsepolitsei hinnangul, kui need sidemed katkestatakse, siis oleks see julgeolekuoht märkimisväärselt madalam. Ja. Selleks, et välistada olukorda, kus meile vaenulik võõrriik saaks sekkuda Eesti riigi kiriku tegevusse ja valida sealseid juhte, on Riigikogu vastu võtnud kirikute ja koguduste seaduse muudatused, mis võimaldaks sellise seose katkestamist julgeolekuohu korral. President Alar Karis on aga seaduse kaevanud Riigikohtusse, kuna peab seda põhiseaduse vastaseks. Samal seisukohal on ka alati Vene õigeusu kirikuga heades suhetes olnud Keskerakond. See seadus on liiga ränk, et see on vastuolus põhiseadusega, et see tegelikult riivab usuvabadust. Põhiseadus ei ole enesetapuleping, et järgime põhiseadust, ükskõik mis Eesti julgeolekust ja iseseisvusest saab. Vandeadvokaat Allar Jõks esindab kohtuvaidluses seadust pooldavat Vabariigi valitsust. Selle seaduse eesmärk ongi ennetada selliseid ohtusid, et ei juhtuks nii, nagu lugesime, et Vene välisminister Lavrov andis Ungari ehk Euroopa Liidu liikmesriigi välisministrile juhiseid, kuidas mingeid asju ajada. Aga võib-olla oleks praeguses olukorras, kus Venemaa on sõjas, tõesti lihtsam need sidemed katkestada. Läbi Siseministeeriumi on meile ju ka tegelikult selliseid ettekirjutusi tehtud, et sinna alluge, sinna ärge alluge. Et see ei peaks olema nagu riigistruktuuride otsustada, et kuidas kiriku asjad on korraldatud nii Eestis kui ka Venemaal. Piiskop Daniel on nende sidemete jätkumise nimel pöördunud isegi ÜRO Inimõiguste Nõukogu poole. Te käisite ÜRO Inimõiguste Nõukogus Genfis rääkimas genotsiidi ohust Eestis ja palusite seal abi. Millest on muidugi juba tükk aega möödas. Ja ma rääkisin teatud mustritest, et me tunneme sellist ausalt öeldes pressingut, et me oleme ohuks. Meie seda ei taha niimoodi absoluutselt ennast sellisena näha ja selles mõttes, et ikkagi ÜRO raportöörid ju võtsid sõna ka näiteks selle seaduse suhtes, et nemad näevad selles seaduses probleemi. Ootame ära Riigikohtu otsuse. Kui seda seadust selliselt ei jõustata, Riigikohus ütleb, et see on põhiseadusega vastuolus, siis üks hoob Eesti julgeoleku tagamiseks on tegelikult likvideeritud. Riigikohus on lubanud hiljemalt juunikuuks otsustada, kas sidemete katkestamist võimaldav seadus jõustub või mitte. Eks siis selgub, kas usk saab jääda kilbiks, mis võimaldab jätkata usutegevuse sildi all igapäevast suhtlust ja juhiste andmist otse Moskvast.